Kuidas saab Jumal elada inimeste keskel? Kuidas on see võimalik, et keegi, kes on nii suur ja püha, võiks üldse tahta elada meiega koos? Miks Jumal seda igatseb? Tere! Olen Christopher, üks 3D koguduse juhtidest ja tänase videoga jõuame me lõpule ilmutuse raamatu saladuste seeriaga, kus oleme olnud viimased nädalad. See, millest me täna räägime, on tegelikult, ma julgeks öelda, kogu Jumala loo, millest me loeme Piiblist ja millest me ka elame, eesmärk. Kui me loeme Piiblit algusest lõpuni, siis näeme üht läbivat joont. Jumal ei otsi lihtsalt inimesi, kes teda teeniksid. Ta otsib inimesi, kelle keskel elada. Ja see on olnud tema soov juba loomise algusest peale. Jumal ja inimene koos elamas. Milline siis on see osadus? Ja me võimegi avada Piibli ja lugeda ilmutuse raamatu 21. peatüki algusest. Ilmutuse 21, salmid 1-5. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrse. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende jumalaiks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Kõik saab loodud uuesti. Vana on möödunud ja uus on sündinud. Esimeses salmis me loeme, et tuleb uus taevas ja uus maa ning et esimene taevas, esimene maa kaovad. Miks nii? Piibli päris alguses 1. Moosese raamatu 1. peatüki 31. salmis on kirjas nii. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Kui kõik oli juba esimese taeva ja esimese maa puhul väga hea, siis miks ometi oli vaja uut taevast ja uut maad? Inimesed elasid Eedeni aias. Neil oli kõike küllaga ja nad said elada Jumalaga koos. Aga liigume 3. peatükki. Salmid 6-8 ütlevad niimoodi. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat. Ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Salmis 8 tuleb esile see, kui lähedal said Aadam ja Eeva Jumalale olla. Issand Jumal, kes oli nad loonud, pannud Eedeni aeda hoidma ja harima, tegutses ka ise sealsamas rohuaias. Aadamal ja Eeval oli põhimõtteliselt piiramatu ligipääs Jumala ligiolusse. Nad said temaga rääkida palgest palgesse ja kõik oli justkui täiuslik. Samas tuleb juba siin samas lõigus esile ka see, miks on vaja uut taevast ja uut maad. Aadam ja Eeva ei suutnud pidada kinni ka sellest ühest käsust, mis neile oli antud, mitte süüa hea ja kurja tundmise puust. Neil oli justkui kõike küllaga, aga ometi nad valisid astuda Jumala käsust üle, arvates, et Jumal varjab midagi head nende eest. Aga sellega tuli ka maailma patt. Ja ka meie igaüks oleme saanud osa sellest samast patusest loomusest. Ja see on see pärand, mille me oleme kõik esimestelt inimestelt saanud. Et meil on kalduvus patule, kalduvus minna kõrvale Jumala plaanist. Ja kui sa mõtled oma elu peale, siis
tuleb ilmselt meelde nii mõnigi halb tegu või sõna, mida sa oled teinud. Probleem on nüüd see, et Jumala pühadus ja õiglus ei lähe kokku selle patuga, mis meis on. Seega, oma patu tõttu ei saaks me elada koos Jumalaga. Ja patt on nagu selline sein või põhjatu kuristik meie ja Jumala vahel. Jesaja 59:2 ütleb niimoodi: teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest. Esimene maa on saanud pihta selle sama patuneedusega ja patu tõttu elab maailm saatana mõju all. Aga kõige traagilisem selle kõige juures ei ole see, et lihtsalt inimene kuidagi muutus patuseks, vaid kõige traagilisem on see, et inimene kaotas selle läheduse Jumalaga, selle osaduse, mille jaoks ta oli loodud. Aga hea uudis on see, et Jumal ei loobunud inimesest. Ja kogu ülejäänud piibel räägib sellest, kuidas Jumal tuleb inimesele jälle lähemale. Ja juba Eedeni aias ei tulnud inimesed Jumalat otsima, vaid Jumal tuli inimesi otsima. Ja tal on plaan. Ja sellest taevasest päästeplaanist rääkis meile eelmises videos Martin. Aga see sama plaan ongi olnud eesmärgiga taastada see sama lähedus, mis oli Aadamil ja Eeval Jumalaga, seal samas Eedeni rohuaias. Ja kui sa vaatad Vana Testamenti, siis võib tunduda, et seal on nii palju seadusi, nii palju mingeid ohvreid ja pühi, aga kõige selle taga on tegelikult üks lihtne põhjus. Jumal tahab olla oma rahva keskel. Ja koguduse telk ei sündinud sellepärast, et Jumal kuidagi armastab rituaale, vaid see sündis sellepärast, et Jumal armastab inimesi ja tahab nende keskel elada. Ja tegelikult need kreekakeelsed sõnad koguduse telk ja elama pärinevad samast sõnatüvest. Ja see näitab, et see sama koguduse telk ongi justkui see elupaik seal Jumala rahva keskel. Iisraeli rahvale anti Moosese läbi käsk ehitada koguduse telk. Ja seal toodi loomaohvrid selleks, et rahvas võiks saada andeks oma eksimused ja patud. Ning see oli koht, kus Iisraeli lapsed võisid kohtuda Jumalaga. Siiski tohtinud tavalised inimesed minna sinna kõige lähedasemasse kohta Jumalaga. Koguduse telk koosnes 3 osast: välisõuest, pühast paigast ja kõige pühamast paigast. Ja sellesse kõige viimasesse tohtis minna ainult ülempreester ja seda ainult 1 kord aastas. Ja kõige pühamas paigas oli seaduse laegas, mis oli Jumala ligiolu sümbol. Iisraeli rahvas kandis seda ka kaasa mitmetesse lahingutesse. Ja see oli märk nendele ja nende vaenlastele, et Jumal käib ühes oma rahvaga ja võitleb nende võitlusi. Aga siiski polnud vägi laekas endas, vaid Jumalas. Ja kui Iisraeli rahvas ühes lahingus vilistidega kaotas, otsustasid rahvavanemad, et lahingusse tuleb kaasa võtta nüüd seaduse laegas ja küllap siis Jumal tuleb meiega kaasa. Long story short, nad said lüüa, vilistid võtsid seaduse laeka ka ära. Aga ka vilistid said tunda Jumala kätt. Kui nad asetasid selle sama laeka oma Jumala Daagoni kotta, lamas Daagoni kuju järgmisel päeval silmili maas issanda laeka ees. Ja kui nad selle kuju üles tõstsid, lamas järgmisel hommikul Daagon silmili maas issanda laeka ees ja Daagoni pea, mõlemad käelabad olid ära raiutuna lävel ja üksnes keha oli järele jäänud. Ja viliste tabas veel hädasid, mille tõttu nad hakkasid kartma ja saatsid laeka tagasi Iisraelile. Ja pärast seda oli seaduse laegas Kirjat Jaarimis Abinadabi kojas 20 aastat. Alles siis, kui Taavet, kes oli Jumala südame järgi mees, sai kuningaks, pidas ta vajalikuks, et tuua seaduse laegast lähemale. Aga huvitav on see, et seaduse laegast ei viidud tagasi sinna algsesse koguduse telki, sinna kõige pühamasse paika. Teise Saamuli 6:17 ütleb niimoodi: kui issanda laegas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet issanda ees põletus ja tänuohvrid. Taavet püstitas laeka jaoks eraldi telgi ja see telk oli teistsugune. Ja nüüd tuleb siia ette üks pilt, kus on näha nende 2 telgi erinevust. Seal polnud
eraldust 3 erinevaks sektsiooniks, vaid leviidid olid seal laeka ees ülistamas. See oli justkui pilt kõige pühamast paigas, kus on Jumala ligiolu ja sinna ligipääs polnud saadaval ainult ülempreestrile ja 1 kord aastas. Ja ta pani leviidid issanda laeka ees teenima ja kuulutama, tänama ja kiitma issandat Iisraeli Jumalat. Aasaf oli juhataja ja Sakaria tema abi, siis Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matja, Eliab, Benaja, Obed-Edom ja Jeliel mänguriistidega, naablite ja kanneldega, kuna Aasaf mängis simlit. Ja preestrid Benaja ja Jahasiel puhusid vahet pidamata pasunaid Jumala seaduse laeka ees. See on eelpilt sellest samast, millest me lugesime alguses, seal ilmutuse raamatus. 3. salm seal ilmutuse 21. peatükis ütleb nii, et ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Pärast Taavetit ehitas ta poeg Saalomon templi, mis oli ülesehituselt sarnane taas selle algse koguduse telgiga, ehk jälle jaotatud osadeks. Aga Taaveti moodi tehtud telgi, sellise, kus kõigil on see ligipääs, taastamist kuulutas Aamos. Seda kohta tsiteeris ka Peetrus Jeruusalemma nõupidamisel. Apostlite tegude 15:16-17. Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid issandat. Kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Ja see sai nähtavaks läbi Jeesuse. See algne põhjus, mis lahutas meid Jumala ligiolust, sai võidetud läbi tema kalli ohvri risti peal. Jeesus tegi oma armastuses tee meile sinna kõige pühamasse paika ehk Jumala lähedusse. Ja Hebra 10:19-22 ütleb niimoodi. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana. Vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala koja üle. Siis mingem Jumala ette siira südamega usuküllases, olles südame poolest piserdamisega puhastatud, kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Läbi Jeesuse saame me taas julgelt tulla Jumala ligiollu. Ja tema armastus täis süda, mis otsib minu ja sinu südant, on taas toonud meile tee sellesse algsesse. Siiski, nii kaua, kui me elame veel selle esimese maa peal, on siin ikka veel pattu. Me elame selles vahepealses ajas. Aga samas on meil võimalus tunda eelmaitset sellest, mida tähendab elada Jumala läheduses. Ja püha vaimu läbi, kes on tulnud ja teinud eluaseme iga kristlase sisse, on meil see võimalus. Tead, sa ei pea Jumala ligiollu astumiseks käima kuskil suurel üritusel või käima kellegi vägeva jutlustaja juures palvel. Saad kas või oma kodus kõik muu vaigistada, oma südame ja mõtted Jumala ette tuua ning olla tema ligiolus. Ma julgustan sind seda tegema pidevalt, sest Jumal ei oota, et me lihtsalt teeks mingeid asju tema jaoks. Ta igatseb meiega olla, elada koos inimestega, lihtsalt sellepärast, et ta meid armastab. Mõtle korraks sellele. Kogu Piibli lugu algab sellega, et Jumal kõnnib inimese kõrval Eedeni aias ja lõpeb sellega, et Jumala telk on inimeste juures. Vahepeal on rist ja ülestõusmine ja kogu lunastuslugu. Miks? Sest Jumal ei loobunud oma soovist elada koos inimestega. Ta ei loobunud sinust. Ja samuti tahab ta elada oma koguduse keskel. Nagu Johanna ilmutuse 1. peatükist meile avas, siis Jeesus lambijalgade keskel tähendab, et ta on oma koguduse keskel. 2. Korintuse 6:16 ütleb, ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad minu rahvas. Kui Jumal
on kogu piibli jooksul otsinud võimalust elada inimeste keskel, siis küsi täna endalt, kas sina annad talle oma elus ruumi. Ja tead, ühel hetkel saame me olla selles täielikus taastatuses siis, kui Jumal loob kõik uueks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Amen.